Teile sellist rakendust nagu Quick. Kõige esimene asi on see, et on vaja siit plussmärgi alt siis alustada uut tööd. Selleks valin siis pildid, mida ma tahan oma loos kasutada ja panen add. Androidi puhul siis on linnukese märk see, mis aitab valida. Siis ta pakub mulle kohe siin taustal erinevaid heli ja videotaustasid, mida ma saaksin siis kasutada. Neid saab siis siin katsetada. Praegu minul on hetkel heli kinni pandud, sellepärast häält pole kuulda, aga muidu on siin kohe ka heli taust olemas. Nii. Siis saan ma siit valida omale siis erinevad muusikat selle noodi märgi alt. Ja saan siit siis ka nende asjade järjekorda muuta. Sisestada pealkirja. Siis pliiatsi märk on see, mis aitab mul kogu aeg asju muuta. Nii, panen pealkirjaks lemmikud. Ja okei. Ja. Nii ma saan siit ka siis kustutada ja teha ka kui ma soovin sellest duplikaadi ehk siis teise samasuguse slaidi veel. Ja ma saan siit lisada vahele veel ka pilte, kui mul on vaja, midagi olulist on veel lisamata. Nii, ja panen add. Nii, kui mul on siit pildid pandud, siis mul ei ole muud, kui ma saan siis veel omakorda siit selle tööriista märgi alt siis kas muuta formaati natukene, ehk siis selline kino, siis on selline natuke teistsugune vaade või siis selline portreevaade. Ja siis ma saan muuta ka natukene siin seda, millal miski asi sisse tuleb. Ja ma saan valida, millal muusika hakkab, ehk siis ma saan siit natukene liigutada, kas ta hakkab päris algusest või hakkab hoopis natuke hiljem pihta. Ja kui kõik on tehtud, siis vajutan save. Ma saan selle nüüd siis kas jagada kellegiga või siis salvestada lihtsalt oma sellesse raamatukokku, mis mul siin tahvlis on. Võtab hetke aega. Nii, ja ongi olemas. Ja nüüd on ta siis mul siin kenasti selle rakenduse all olemas ja ka minu fotos kaustas. Mõnusat katsetamist teile kõigile!